Täna aitan sul valida printerit ning välja selgitada, kuidas tuvastada ja lahendada levinud probleeme. Video lõpus räägime ka, kuidas võita endale seesama tuttuus printer HP-lt, kes on ka tänase episoodi toetaja. Mäletan ehedalt, kuidas koopiapaberi trükimusta lõhna ja sihukarvad püsti ning printeri soe konspekt. Kõik kursuse tüdrukud su ümber nagu kärbsed tiirlema palju. What? Mida silmas pidada uue printeri valimisel? Millal on mõistlik võtta tindi, millal laserprinter? Miks maksab üks printer soti, teine 800 €? Kust tulevad ühenduse ja printimisprobleemid? Alustame printeritest üldiselt. Esimene suurem küsimus kipub olema, kas laser või tint? Vale. Usu või mitte, laser ei ole ilmtingimata tindist kiirem, parema kvaliteediga ega ole väiksemate kuludega. Need ei pea ilmtingimata isegi kauem vastu. Suurte printimismahtude korral tuleks printeri hinna asemel tähelepanu pöörata lehekülje hinnale. Kallimatel printeritel on reeglina soodsam lehekülje hind, mis väiksemate mahtude korral end tagasi ei teeni. Väikeste mahtude korral võta lihtsalt soodsam printer. Näiteks prindin 2000 lehekülge kuus, 400 eurose printeriga, lisaks tuleb tooner. Aastane printimine umbes 3 senti lehekülg. Või 500 lehekülge aastas 150 eurose printeriga. Esimene aasta 30 senti lehekülg, aga prindin 10 aastat ilma ühegi lisakuluta. Tindiprinter. Aeg, mil tindiprinterite pead pidevalt ära kuivasid, tint esimese veetilgaga laiali voolas ning hirmkalli värvikassetiga sai printida vaid mõnisada halva kvaliteediga tekstilehte, on möödanik. Töötavad need nii, et tüüsi otsa aurustatakse vedela tindi mullike, mis purunedes alarõhuga paberile tõmmatakse. Üldiselt on kodukasutajale ja väikeste mahtude jaoks mõeldud värviline tindiprinter oma lihtsuse tõttu soodsam kui värviline laserprinter. Keskelt läbi suudavad trükkida need 15–20 lehekülge minutis, aga on ka erandeid, mis suudavad 100 lehekülge selle ajaga välja puhuda. Odavate tindiprinterite ostmisel tasub eelistada mudeleid, kus kõik värvid eraldi, mis võimaldab tühjaks saanud värve ükshaaval vahetada ning kulusid seega hajutada. Näiteks HP isetäidetava Smart Tank tindiprinteriga saad 10 eurose mustavärvi potsikuga printida kuni 6000 lehekülge ja kui teisi värve ei kasuta, on see su ainus kulu. Foto või muid eripabereid kasutades saad tindiprinteriga laserist oluliselt parema kvaliteedi. Üldse on tindikate paberivalik suurem ning sellest tulenevalt ka tindiprinterite kasutusvõimalused laiemad. Lisaks tarbivad tindiprinterid märkimisväärselt vähem elektrit. Kuna pole vaja kogu süsteemi üles soojendada, saab ühe lehe kaupa ka trükise kiiremini kätte. Tindikad on üldiselt ka kompaktsemad kui laserprinterid. Vaata tindiprinterid, kui mahud on väikesed ja soovid universaalset tööriista, millega vahel ka fotosid välja lasta. Laserprinterid kasutavad printimiseks, arvasid õigesti, lasereid. Hästi lihtsustatud kujul teevad laserid ühele õite edevale rullile just õigesse kohta elektriliselt laetud punktid, kuhu tooneri tahm kinni jääb ning see kuumutatakse paberi külge. Sellepärast ongi laserprinterist tulnud värsked lehed nii mõnusad ja soojad. Tavapaberil on laserprinteriga prinditu parema kvaliteediga. Tekst on teravam, pilt selgem. Suuremate mahtude korral, kui palju lehekülgi vaja korraga välja printida, hakkab laseri eelis rohkem välja tulema nii hinnas kui kiiruses. Laser töötab ka külmades ruumides muretult, sest trükkimiseks pole vaja kasutada vedelikke. Ühe lehe kaupa on laser tindikast aeglasem. Keskmiselt suudavad laserid printida 15–100 lehekülge minutis. Sarnaselt tindile on tänaseks olemas ka isetäidetavad laserid, nagu HP Neverstop. Sinna saad suure süstlaga tahma ise lisada. 13 eurose süstladeega prindid umbes 2500 mustvalget lehekülge, ehk lehekülje hind on umbes 5 korda soodsam kui LaserJet M15, mille esmane ostuhind võib tunduda soodsam. Peamine miinus, et Neverstop printerid on ainult mustvalged ning nende soovituslik maksimum on 2500 lehte kuus. 20 000 lehekülje järel tuleb vahetada ka trummel. Traditsionaalsetel laserprinteritel, kui me ei räägi suurtest bürookombainidest, vahetatakse toonerkassetiga ka ülejääk, tahmakoguja ning trumlid. Vaata laserprinterit, kui mahud on suured, prindid palju korraga või kasutad seda külmades ruumides. Tore küll, aga mis saab printerit valides valesti minna, kui need nii sarnased on? Kõige suurem viga on osta hinda, mitte vajaduste järgi. Kuidas oma vajadust täpselt välja selgitada? Tee selgeks, mitu lehekülge päevas või kuus sa keskmiselt prindid või hakkad printima. Kas prindid üksikuid lehekülgi või töötajate raporteid 50 lehekülge ja iga esmaspäev peab 50-pealine kollektiiv need kõik korraga välja printima.
kui palju on aktiivseid kasutajaid ehk mitu seadet on võrgudel kogu aeg ühenduses. Kui ületad pidevalt printeri soovituslikku koormust, on probleemid paratamatud. Nagu autoga sõites hoiaks mootori pöördeid stabiilselt punased. Enne ostu tee korralik kodutöö. Või mine spetsialisti jutule, lase tal oma raha eest võimelda ning sulle selgeks teha, mis on sinu vajadustele kõige paremini sobiv seade. Aga mille kuradi pärast maksab üks printer ikkagi soti ja teine 800 eurot? Üks variantidest. Printer müüakse sulle kahjumiga, alla oma tootmishinna ning kasum teenitakse kuluosadelt nagu tint. Peamine vahe, mis ka tõestatav, väljendub materjalides, mida kasutatud. Kui palju suudab üks või teine printer kuus printida ilma, et maha kooleks ja muidugi lehekülgede väljasülitamise kiirus. Materjalide vahe seisneb peamiselt selles, kas on kasutatud metallist kruve või on printeri tükid plastikkõrvadega teineteise külge surutud, mis tähendab, et tervest tükisse peale tehasest tulekut enam ei avane. Muidugi on teemaks ka varuosa saadavus. Kui uurisime Telia printeri spetsilt Joel Rillolt, mis hinnaklassist hakkavad tööriistaks sobivad printerid, on sõnum selge. Kui maht vähegi suurem ja printimine ajakriitiline, siis alates HP 400 seeriast. Alla selle näiteks koha peal ei remondita ning vaja saata remondipartneri juurde, mis tähendab, et oled printerite ajan X. Lisaks on odavate seadmete admin-liides piiratud ning puuduvad igasugu automatiseerimislahendused, näiteks skanneerimisel. Iseasi muidugi, kui paljudel kodukasutajatel näiteks SharePointi vaja on. Kui printerite hingeeluga tegeleda ei viitsi ning mahud enam-vähem suured, tundub tegelikult mõistlik rentida printimise täisteenus ja kogu teema unustada. Okei, aga kuidas see kõik sakslastega seotud on? Ehk mille pagana pärast käitub minu printer taas nagu Bob Marley, kaob pidevalt võrgust ning kisub paberi pealt riipu. See võib tunduda nagu korporatsioonide vandenõu, kuid suurem osa kvaliteedi probleemidest on seotud odavate tarvikutega. Kui paned autole alla odavad rehvid, ei eelda keegi, et need on sama head kui kõige kallimad. Mis põhjusel siis seda printerite puhul eeldada? Kui sinu laserprinter jätab paberilt riipe, on levinuim häda täidetud toonerid. Kuid analoogidelgi võib probleeme olla, sest eks neistki mingi osa ole teise ringi täidetud toonerid. Mis kvaliteediga tahm sealt sees on, ei tea keegi. Seega võib jääda rullikule rohkem kui paberile, tolmab, määrib paberit. Tulemuseks värvid valed ja trükitu ei püsi paberil. Tavaliselt laheneb probleem kohe, kui minna tagasi originaaltooneri peale. Sealhulgas on originaalide hinnad nii palju alla tulnud, et minu 25-eurone alternatiivtooner tundub näiteks Neverstopiga võrreldes isegi kallis. Kui paber jääb tihti printerisse kinni või ei taha printerisse minna, tasuks vahetada paberit. Kõige soodsam paber on tihti tolmune ning liialt õhuke. Tint võib läbi paberi kumada ning paberitolm mustab printerit ja rullikuid, mis omakorda tekitab tõrkeid ja printeril on raske paberit liigutada. Julgelt võid kasutada ka paberit, millel on korra juba trükitud. Seda kinnitas ka büroo maailma IT müügijuht Andre Lokna, kellega täispikkuses intervjuu leiad meie YouTube'ist. Mis siis teha, kui printer pidevalt võrgust ära kaob? Valdavalt tekivad probleemid, kui kasutatakse printeri automaatset ühendamist Windowsi või Maci universaaldraiveritega. Alla tasub tõmmata originaaldraiverit tootja kodulehelt ning fikseerida IP nii printeris kui ruuteris. Mingil ajahetkel aga tuleb olukord, kus tootja enam tarkvara uuendusi ei paku. Windows uueneb ja kahjuks oleme sundseisus. Kas võtta kasutusele Linux või vahetada välja printer. Õnneks seda juhtub harvem kui tundub. Äkki ei ole 6 aastat vana printer nii suur kaotus. Usu või mitte, aga viimane suurem uuendus enne Windows 11 tulekut toimus 7 aastat tagasi. Kui prindid kodus mõned lehed kuus, võiks enamus printerid vastu pidada vähemalt 5 aastat. Tänase episoodi tõi teieni HP. Enne printeri ostu veendu oma tegelikes vajadustes. Odav alternatiivne kulumaterjal võib maksta kätte tervises, nii sinu kui ka printeri omas. Suuremad probleemid on võimalik ära hoida, valides sobiva printeri, kvaliteetsed kulumaterjalid ja ametlikud driverid arvutile. Loodan, et tänasest episoodist oli abi nii valikul kui murede lahendusel. Aitäh sulle, et oled subscribe'inud. Kui ei ole, tead küll, millist nuppu vajutada. Seda punast, seal all, seal kus on subscribe pealkirjas. Et endale võita see uhke HP laserprinter, pane YouTube'i kommentaari kirja, mille pärast just sina peaksid selle endale saama. Ja valime subscriberite vahel välja võitja. Tarbige targalt ja ärge toonerit ninna tõmmake. Marko, mis teed? Prindi, jee. Kas on normaalne või?